Tere! Tänases videolõigus soovin ma teile tutvustada siis veel ühte tehisintellektil põhinevat abimeest ehk siis Copilotit. Copilot on siis Microsofti poolt loodud selline tehisintellektil põhinev abimees, mis on integreeritud juba Microsoft 365 rakendusse. Ja tegelikult tema peamine see eesmärk ongi siis just nimelt suurendada kasutajate produktiivsust, aidata kaasa igapäevaste tööülesannete täitmisele. Ta võimaldab automatiseerida korduvaid ülesandeid, genereerida teksti, analüüsida andmeid ja teha siis palju muud, mis siis nii-öelda igapäevases just nimelt kontoritöös või just need, mis on Microsoft Office'iga seotud tarkvarades vaja läheb. Ja peamised funktsioonid siis mis Copilotil on siis see, et ta suudab genereerida teksti, võimaldab tõlkida, võimaldab siis anda nii-öelda kasutajale esitada küsimusi, anda korraldusi Copilotile just nimelt selles keeles, milles keeles kasutaja igapäevaselt räägib. Ja ta pakub siis sellist just nimelt vastava rakendusega seotud abi, mida siis kasutaja parasjagu kasutab, on see siis Microsoft Word, Microsoft Excel või PowerPoint. Ta võimaldab andmeid analüüsida, väljastab visualiseeringuid ja tegelikult aitab kirjutada ja parandada ka koodi erinevates programmeerimiskeeltes. Nii, kui me nüüd võrdleme ChatGPT-d ja Copilotit, siis tegelikult veel kord, et Copilot on siis spetsiaalselt kohandatud nii, et ta ühilduks ja töötaks koostöös Microsofti toodetega ja peamiselt on ta siis Office'i rakendustega integreeritud ja ChatGPT on selline üldisem vestlusrobot, mis konkreetse tootega seotud ei ole. Copilot võimaldab siis töötada just konkreetsete dokumentidega, tabelitega, esitlustega ja toimetab siis omades läbipääsu siis nende dokumentide sisule ja ChatGPT on siis peamiselt selline suhtluspõhine tarkvara ja ilma, et ta oleks seotud dokumentidega, välja arvatud juhul, kui te olete siis mingid konkreetsed, samamoodi võib sinna näiteks Microsoft Wordi või PDF-i või Exceli või ka PowerPointi failid üles laadida, siis ta toimetab nendega. Ja tegelikult Copilot ongi siis välja arendatud just nimelt kasutaja nii-öelda töö produktiivsuse suurendamiseks ja ChatGPT on siis laiemalt selliste erinevate ülesannete täitmiseks ilma siis konkreetsesse rakendusse integreerimata. Mõlemad nad aga põhinevad just nimelt GPT Generative Pre-trained Transformer mudelil, kuid siis nende rakendusviis ja integratsioon erineb. Kui nüüd rääkida Copiloti kasutamisest, siis tegelikult peaks siis selleks, et kasutada seda Copilotit efektiivselt just Office tarkvaraga, peaks olema siis Microsoft 365 konto. Seejärel tuleb siis see Copilot aktiveerida. See on üldjuhul siis tasuline ja seda saab, kui on tegemist siis töökontoga, siis saab nii-öelda see organisatsiooni administraator seda teha. Noh, see Copiloti rakendus ilmub kohe sinna nende rakenduste Microsoft Word Office või Microsoft Word Excel või PowerPoint külge ja siis on võimalik temaga siis tööle hakata ja samamoodi tuleb osata kasutada siis neid ja sõnastada neid prompte, nii nagu me vaatasime ChatGPT-ga. Nii, kui nüüd rääkida konkreetsemalt, siis näiteks Microsoft Wordis, siis ta võimaldab siis tekste genereerida
vastavalt promptile, teha siis erinevaid sisukokkuvõtteid olemasolevate dokumentide sisu kohta, pakkuda välja pealkirju, ideid, on võimeline teksti parandama ka grammatiliselt, muutma stiili, sõnastada ümber ja ta annab ka siis erinevaid soovitusi teksti vormindamiseks ja struktureerimiseks ja võimaldab siis muuta sellised või selle teksti professionaalsemaks. Ka Excelis saab seda Copilotit väga efektiivselt kasutada, just nimelt peamiselt andmeanalüüsiks. Ta on võimeline siis analüüsima suuri andmetabeleid, tuvastama erinevaid mustreid, trende ja võimaldab siis kiiremini analüüsida ja jõuda siis konkreetsete tulemusteni. Ta pakub ka valemite funktsioonide soovitusi. Näiteks kui teil on vaja, te ei tunne piisavalt hästi Excelit ja on vaja leida siis mingit funktsiooni, siis piisab, kui kirjutada siis tekstireale oma soov ja ta arvutab seda. Me juba kui me jõuame Exceli moodulini, vaatame natuke ka seda. Et tegelikult ka teistes moodulites me vaatame põgusalt just nimelt, kuidas AI rakendusi kasutada siis nendes teistes valdkondades. Ja võimaldab ta siis paremini, Copilot võimaldab siis visualiseerida, luua erinevaid diagramme, nii et ei pea seda siis, ütleme, et ise oskama väga hästi teha ja hoiab siis loomulikult nii nagu igasugune tehisaru rakendus siis aega kokku. Ka PowerPointis on palju tast abi, ta võimaldab siis erinevaid slaide automaatselt genereerida, optimeerida struktuuri, parandada üldist ülesehitust, pakub siis selliseid kujundussoovitusi ja disainilahendusi ja ka sisuideid. Ja tõepoolest siis on võimalik siis kiirendada esitluste loomise protsessi ja teha siis, lasta siis Copilotil aidata teha siis võimalikult sellist professionaalset esitlust. Tõsi, me vaatame teiega, kui me jõuame esitluste moodulini, siis me vaatame ka tegelikult ühte teist esitluste koostamise programmi, mida mina aeg-ajalt kasutan ja mis mulle ka väga nagu sobib ja mulle tundub, et on natuke võib-olla hetkel efektiivsem kui Copilot. Ja nii nagu ikka, siis võimaldab ta ka erinevaid olemasolevaid esitlusi parandada, teeb teeb soovitusi ja nii edasi. Tõsi küll, ma ütlen siia juurde, et vähemalt praeguse Copilot veel eesti keele osas ei ole kuigi tõhus. Nüüd, kui te Microsoft Outlooki kasutate, siis ta võimaldab ka erinevaid e-kirju hallata, võimaldab siis koostada erinevaid professionaalseid vastuseid, päringuid, võimaldab siis kalendrit paremini hallata. Ta aitab siis optimeerida koosolekute planeerimist ja pärast koosolekuid on võimalik siis, aitab ta teha siis kokkuvõtteid ja määrata ülesandeid. Ja siis ka nende meilide genereerimine, kategoriseerimine ja prioritiseerimine muutub siis selliseks automaatsemaks ja võimaldab siis jällegi aega kokku hoida ja võimaldab siis kiiresti üles leida neid kirju, mida teil parasjagu vaja on. Ka pilveteenuses OneDrive'is saab Copilotit hästi kasutada, jällegi just nimelt nii-öelda failide organiseerimisel ja leiab siis faile mitte ainult siis nime järgi otsinguga, vaid ka sisu järgi. Võimaldab siis nii-öelda seda failide jagamist optimeerida ja tegelikult väga suurt rõhku pannakse siis turvalisusele ja siis konfidentsiaalsusele. Ja ta võimaldab siis ka ta tunneb ära teie kirjades oleva tundliku informatsiooni ja soovitab siis kasutada siis turvalisuse meetmeid ja aitab siis kaitsta nii neid andmeid kui ka tegelikult intellektuaalset omandit. Nüüd pilveteenuses SharePoint samamoodi Copilotist on palju abi. Ta võimaldab siis sisu haldamise automatiseerimisel,
Jällegi aitab, nii nagu ka varasemates momentides ütlesime, kategoriseerida dokumente, määratledes märksõnu, luues metaandmeid ja see vähendab siis sellist nii-öelda hoiab aega kokku erinevate otsingute ja nii-öelda käeliselt dokumentide haldamise osas. Võimaldab parandada siis koostööd meeskonnaliikmete vahel, siis optimeerib töövoogusid, pakub soovitusi, kuidas neid tõhusamaks ja kiiremaks teha ja tegelikult aitab siis tuvastada ja esile tuua siis ka konkreetses organisatsioonis nii-öelda dokumentides olemasolevat sellist väärtuslikku infot, mis võib-olla muidu jääks tähelepanuta. Microsoft Teamsis samamoodi siis koosolekutel on Copilotist väga palju abi. Ta siis suudab teha selliseid hästi põhjalikke kokkuvõtteid, võimaldab siis kokku hoida ajakulu, ta võimaldab tõlkimist mitmesse keelde, see parandab seetõttu sellist rahvusvahelist koostööd ja tegelikult siis nagu uuringud näitavad, siis Copiloti kasutamine Teamsis siis võimaldab suurendada meeskonna produktiivsust kuni 60%. Ja tegelikult, kuna Teamsi ikkagi väga palju kasutatakse ja ma vaatasin ka teie tagasiside põhjal, tegelikult 100% kõik, kes küsitlusele vastasid, kõik Teamsi kasutavad. Nii et selline Copiloti kasutamine Teamsis suurendab siis seda funktsionaalsust veelgi. On olemas siis, Copilotit saab mingil määral tasuliselt tasuta kasutada, aga muidugi tasuline versioon on efektiivsem. Ja siin ma olen toonud tabelis välja siis tasuta tasulise versiooni erinevused, ehk siis erinevad teksti genereerimise võimalused on tasulises versioonis siis suuremas mahus. Täielikult on tasuline versioon integreeritud Microsoft 365 rakendustesse ja tasuta versioon siis osaliselt. Ka andmeanalüüs Excelis on siis parem nii-öelda tasulises versioonis. Sama on siis SharePoint ja OneDrive'is. Ja ka Teamsi koosolekute analüüsil siis tasuta versioonis on selline põhiline funktsionaalsus olemas, aga tasulises versioonis on siis detailsem analüüs ja paremad kokkuvõtted. Nii et tasuta Copiloti versioon pakub siis sellist pigem piiratud funktsionaalsust ja ütleme nii, et tasuta versioon, tegelikult ma väga soovitan teil selle kindlasti järgi proovida ja te näete, et teil tegelikult on üks ka kodune ülesanne, kus te siis peate võrdlema erinevaid tehisaru rakendusi, siis ma soovitan tegelikult ka see Copilotit uurida. Nii et ütleme nii, et kui ta kasutab tasuta funktsionaalsust, siis otseselt ma ei oska praegu välja tuua eeliseid ChatGPT-s, aga saate ise järgi proovida. Nii, ja kuidas siis on võimalik akadeemilises keskkonnas, sest õppetegevuses kasutada ja õppe-teadustegevuses Copilotit kasutada. Kindlasti on tast väga palju abi erinevate uurimistööde ettevalmistamisel, läbiviimisel, analüüsimisel, kuna ta siis jällegi oskab analüüsida andmeid, ta kategoriseerib neid, tuvastab erinevaid mustreid ja siis on võimeline tegema ka kvantitatiivsete andmete analüüsi. Ta võimaldab teha ka kirjanduse ülevaadet ja teadlased siis väga palju kasutavad, et sõeluda välja erinevad artiklid, tutvuda erinevate teemade ja trendidega ja teha siis kokkuvõtteid. Ja sama siis ka teadustekstide loomisel ta võimaldab siis grammatikat ja stiili parandada, nii et täiustada akadeemilist keelt ja siis võimaldab ka sellist loogilist struktuuri luua teadustekstides. Kui rääkida nüüd eetilistest aspektidest, siis nii nagu igasuguse tehisaruga, mitte ainult Copilotiga, siis kui te olete loonud tehisaruga mingisuguse sisu,
siis tegelikult tekitabki küsimust seoses autoriõigustega ja intellektuaalomandiga, kes siis ikkagi omab selle tehisaru poolt loodud erinevaid tekste ja materjale, kuidas eristada seda algset sisu, mille baasilt Copilot on siis selle materjali loonud, siis selle uue sisuga. Ja hästi oluline on ikkagi inimese roll, et inimesed ei läheks nagu ei keskenduks ainult tehisintellekti rakenduste kasutamisele, et inimeste oma oskusvõime kriitiliselt mõelda ja loominguliselt läheneda probleemide või küsimuste lahendamisele, et see ei kaoks, et inimesed ei hakkaks, ühesõnaga, et inimeste just see eelis tehisaru ees, nende mõttemaailm, nende vaated, nende loogiline mõtlemine, nende loomingulisus, et see ei tohiks kaduda, kaob ära muidu inimese isikupära. Et ükskõik, kui palju me siis ikkagi tehisarule oma isikupära ja nii-öelda õpetame, siis tahaks siiski, et need emotsioonid ja need tunded, mis inimesed oma tekstidesse või kirjadesse panevad, et need ei kaoks. Ma ei tea, kui paljud teist on saanud tegelikult reaalselt kirju, mis on koostatud tehisintellekti rakenduse poolt. Ma olen saanud mõningaid ja ma ütlen, et need on kohe äratuntavad. Need on äratuntavad ja nad ei ole toredad. Et ikkagi saada reaalselt inimeselt kiri on palju meeldivam. Nii et küsimus on ka privaatsuses, jällegi ma ütlen veel kord, igasuguse tehisintellekti rakenduse puhul, kuidas tagada, et teie isikuandmed on kaitstud, sest ikkagi te annate, ütleme, et ta kasutab teatud andmeid, kuigi tehisaru rakendusi jälgitakse, seal rakendatakse küberturvalisuse meetmeid. Samas alati võib juhtuda, et mingid andmed lekivad, nii et ise peab ka ikkagi hästi tähelepanelik olema, missuguseid andmeid te sisse söödate ja loomulikult, kui me räägime organisatsioonist, et siis kindlasti ei tohiks teiste andmeid ja ettevõtte andmeid lasta analüüsida, ilma et te oleksite 100% veendunud, et need andmed ei leki. Et näiteks, kui te, eks ju, annate mingisugused andmed sisse ja palute teha analüüsi, aga keegi kuskil teie nii-öelda konkurent tahab teada teha ka uurida umbes samasuguseid asju, siis tegelikult võib karta, et see tehisaru kasutab teie õppimiseks või selle tagasiside andmiseks siis nii-öelda teie konkurendile juba teie poolt sisse söödetud andmeid. Nii et selles mõttes tuleb ikkagi olla hästi ettevaatlik. Ja loomulikult usaldusväärsus, et 100% tasub ikka usaldada eelkõige ennast ja teaduskirjandust ja teadmeteostes olevat informatsiooni. Aga et üles jääb ikkagi siis küsimus, et kuidas tagada, et siis ükskõik missuguse siis tehisintellekti poolt loodud materjal on ikkagi faktitäpne ja usaldusväärne. Kui me räägime nüüd tulevikust ja arengust, siis selge, et tulevikus see Copilotit integreeritakse siis mitte ainult Microsofti ökosüsteemidesse, vaid ka kolmandate osapoolte tarkvaradesse. Nii et võimaldada siis ühtset sellist tehisintellekti assistendi kogemust siis kõikides digitaalsetes töökeskkondades. Loomulikult muutub ta järjest personaalsemaks, mis siis õpib kasutaja nii-öelda iseloomust, käitumisharjumustest, eelistustest ja siis muutub järjest, mida rohkem te töötate, seda personaalsemaks ta muutub ja oskab teid nii-öelda tõepoolest assisteerida ja pakkuda siis võimalikult sellist sobivat abi teile. Keelemudelid loomulikult järjest täienevad, järjest targemaks muutub tehisintellekt, võimekamaks, et siin on küsimus päevades, siin ei ole isegi küsimus kuudes
ja mida järjest uuemad versioonid suudavad paremini siis tõlgendada, mõista konteksti ja genereerida siis veel täpsemaid ja teile sobivamaid vastuseid. Ja tõenäoliselt laieneb tehisaru, sealhulgas Copilot, siis järjest laiemalt erinevatesse valdkondadesse, olgu see siis meditsiin, õigus, arhitektuur, pakkudes siis erinevat valdkonna spetsiifilist teadmist ja abi, mis siis omades ja analüüsides siis selles valdkonnas olevaid andmeid. Missugused on siis need väljakutsed? Põgusalt ka puutusime juba sellest. Tegelikult me peame, nagu me selle tehisaru esitluse lõpus ma juba ütlesin, et muutused on kohal. Tehisaru on olemas, ta areneb, selle vastu me võidelda ei saa, aga meie peame võtma sellest parima. Me peame õppima selle tehisaruga koos toimetama, kasutama teda maksimaalselt ära selleks, et vabaneda sellised lihtsamatest ülesannetest ja kasutada siis inimressurssi loominguliseks tegevuseks. Oluline on siis ikkagi säilitada nii-öelda inimese kriitiline mõtlemine ja kontroll, ehk siis mitte muutuda ise, kuidas öelda, tehisaru tööriistaks. Ehk siis inimesel pikapeale me teame, et erinevad selleks, et jõuda mingi tulemuseni, et jõuda mingile tasemele, peab pidevalt harjutama. Kui me vastupidi loobume mõttetööst ja usaldame ainult tehisaru, siis võib juhtuda, et me mõttevõime, mõtlemisvõime, aruteluvõime, analüüsivõime pigem väheneb. Ja nagu juba mainisin, tuleb siis nii organisatsioonid kui ka inimesed peavad siis rohkem kohanema, õppima, ehk siis maksimaalselt tehisaru kasutada. Ja see võib öelda, et tehisaru, kus me oleme praegu ikka väga alguses, me rääkisime, et aastal 2022 tegelikult tuli avalikule turule tehisintellekti rakendused. Tegelikult on see ainult algus uuele ajastule, kus siis need tehisintellekti assistendid muutuvad siis meie igapäevases elu nii-öelda lahutamatuks osaks. Nüüd jõuame sellise praktilise osapool juurde, et kuna ma ei oska öelda, kui paljudest teil on olemas Office Microsoft 365, siis tegelikult me kasutame selles loengus nüüd sellist tasuta versiooni ja seda saab siis kasutada Microsoft Edge platvormi kaudu. Ja tulevikus juba erinevate dokumentide juures, Office'i dokumentide juures ma näitan, kuidas kasutada siis seda Copilotit, mis on integreeritud Microsoft Office rakendustesse. Nii et alustame siis sellest, et kõigepealt tuleb sisse logida või Microsoft Edge'i lehele minna ja siis logida sisse siis copilot.microsoft.com lehele ja seal siis on nii-öelda tasuta Copiloti versioon ja seal on võimalik siis vestelda, teha selliseid lihtsamaid tekste kirjutada, kokkuvõtteid tõlkida, natuke ka saada presentatsioonide ideid ja sisu. Ja ta otsib siis neti kaudu ka vastuseid teie küsimustele. Küll aga puudub tal siis otsene ligipääs dokumentidele ja ta ei tööta siis offline'is ehk siis kohaliku arvutitarkvara sees. Nii et selleks, et siis kasutada see Copilotit, tuleb minna siis kõigepealt kasutada Microsoft Edge platvormi, brauserit, minna siis sellisele aadressile nagu copilot.microsoft.com, logida sisse Microsofti kontoga ja saabki alustada vestlust. Ja siin on siis näha, et üldiselt see Microsoft Edge
on siis olemas vaikimisi Windows 10, Windows 11 tarkvaras. Kui teil on tarkvara Windows 10 ja Windows 11, aga Microsoft Edge ei ole, see on võimalik seda tegelikult alla laadida. Kes juba ChatGPT-d kasutab, tegelikult ma tõsiselt soovitan esitada küsimus ChatGPT-le ja tegelikult ta annab teile väga samm-sammulise vastuse, kuidas see Edge aktiveerida. Küll aga ei ole teda siis Maci, Androidi, Linuxi, Chrome'i ja Firefoxi brauserites. Nii et selles mõttes, kes neid kasutavad, siis nemad peavad siis käsitsi paigaldama, aga jällegi soovitan ChatGPT-lt abi küsida, kuidas seda paigaldada ja järgi proovida. Ega midagi, jõudu tööle. Meie lähme siit siis teiega kohe Edge lehele ja võtame siis nii. Copilot Microsoft.com. Copilot Microsoft.com lehele lähme ja tegelikult kuna mina olen ma olen Gmaili rakenduses sees, siis ta automaatselt logis mind sisse. Nii, ma nüüd välja lähen. Nii. Ja me hakkame otsast peale. Nii. Lähme siis uuesti. Nii. Lähme siia lehele ja nii ja logige kõigepealt siis sisse. Nii, logi sisse. Nii, valite siis selle ma lähen meelega Gmaili kaudu, muidu mul läheb töökonto kaudu ja seal on mul tasuline versioon. Nii, olete sisse saanud. Kõigepealt soovitan vaadata üle sätted. Nii, siin on siis minu meiliaadress. Vaadake, et teil keel oleks siis kas eesti keele peal või mis keelt ta soovite. Nii, minul on eesti keele peal. Nii. Põhimõtteliselt ongi. Ta pakub teile kohe mingisuguseid juba teemasid siin. Looge pilte ja nii edasi. Nii. Ja nüüd võib küsida näiteks. Tere. Soovin korraldada koolituse Copilot rakenduse peamiste funktsionaalsuste ja peamiste funktsionaalsuste kasutamise teemal. Nii, ja mis ma talt siis tahan? Koosta, ma ei tea, teeme slaidid. Vaatame, mis ta teeb. Jällegi ütlen, et mina tegelikult ei ole Copilotit selleks väga kasutanud. Nii, ja ta pakub teile koolituste slaidide struktuur. Nii, mis on Copilot ja nii edasi. Ja nüüd hakkab teile juba täiendavaid küsimusi. Millised on Copilot peamised funktsioonid, mida rõhutada? Millised on head praktilised harjutused osalejatele? No vaatame kohe, millised on head praktilised harjutused. No vot, saangi teile siin harjutuse öelda. Teksti loomine täiustamine, palu osalejatel anda Copilotile teema, klienditeenuse parandamine ja jälgida, kuidas tööriist loob artikli või kokkuvõtte. Või siis teksti lühendamine, stiili muutmist, esitada keerulisi küsimusi. No tõepoolest, võtame, mis on jätkusuutlik energia ja selle mõju majandusele. No näiteks selline küsimus. Nii, no vaatame, mis ta ütleb. No ja siit saate siis lugeda ja annab siis ka viited kas siis Statistikaameti kodulehele ja muudele kodulehtedele, kus ta selle siis võttis. Ja kohe esitab teile uued küsimused, kuidas mõjutab jätkusuutlik energia sotsiaalset õigust ja nii edasi.
kuidas jätkusuutlik energia erineb traditsioonilisest energiast. Nii et siin on teil palju avastamist ja ahah, pakub isegi pildid, näete, palju avastamist ja ka rakendamist, nii et soovin teile siis seda kasutusjulgust ja ärge ja püüdke aru saada, mis on teie töö jaoks, teie igapäevase töö või koduse elu jaoks või kus te parasjagu kasutate, kõige parem võimalus. Nii, siin on võimalik siis laadida üles faile või alustada siis uut vestlust. Noh, ma ei tea, looge pilt, genereeri pilt teemal tehisintellekti rakendused kodus. No mis ta teeb? Alati võite kõike parandada, muuta ja nii edasi, nii et vaatame, mis tasemel ta selle pildi siis teeb. Nii, natuke läheb aega. No vot, näete, selline siin on näha need tolmuimejad, mis siin juturobotid, igasugune automaatne wifi on siin, eks ju, siis automaatne küttesüsteem ja nii edasi ja muidugi inimesed, kes istuvad neljakesi diivanil ja kõik on oma sülearvutites, ei ole kuigi rõõmus pilt. Nii, kuidas tehisintellekt aitab kodus ülesandeid automatiseerida? No tähtis on nüüd nii, et kõik väga ei satuks hoogu, et te jäätegi arvuti taha istuma, aga tõepoolest, mina tõesti soovitan, et kasutage ka mõistuspäraselt, õppige kasutama, pange teda proovile ja just kasutage, nüüd me vaatasime teiega väga palju erinevaid tehisintellekti rakendusi, leidke endale see sobivam. Ja siis saate jah, laadida üles mingisuguse kas PDF või Wordi faili või Exceli faili ja lasta tal proovida siis analüüsida seda. Et siin on võimalik ka rääkida Copilotiga siis heliga, nii et katsetage seda kõike. Siin on võimalik siis sügavamalt mõelda. Nii et võite proovida ja rakendada ja nagu ma ütlesin, kui teil jäi praegu mõni küsimus vastuseta, saatke siia või kirjutage siiasamasse Copilotisse. Näiteks no ma kirjutan, kuidas kasutada Copilotit näiteks Excelis. Mis on tema peamine kasutegur? Nii. Andmete analüüsimine, visualiseerimine, funktsioonide automaatsed aruanded, andmete korrastamine, puhatamine ja nii edasi. Kuidas analüüsida, kuidas luua automatiseeritud aruanded Copilotiga. Nii, aga ega muud midagi. Soovin teile edu ja julget pealehakkamist. Nii et kohtume juba järgmises videolõigus. Aitäh kuulamast!